Nii, Paide linnameeskonna peatreener Vjatšeslav Sovaiko 2-2 viik. Kas on kaotatud 2 punkti või võidetud punkt või kuidas sa ise seda mängu kokku võtad? No see, et me lõpuks ikkagi saime selle ühe punktikese kätte, et see valmistab muidugi head meelt, aga see viis, kuidas me lasime endale lüüa. Siin väga raske midagi kommenteerida. 2 väravat, kas võib öelda, et mõlema puhul, et värav või eksimus? No kuidas sa nägid seda? Esimest ma nägin, et väravat tsenderduse kuidagi ise tõmbas endale sisse ja teine tuli ristnurka karistuslägist. No jah, et võib-olla väravat natukene ei lugenud seda palli trajektoori, et oleks võinud natuke paremini tegutseda mõlemas olukorras. See oli noore mehe debüüt Paide särgis või millest arvad, et see võis tulla? Ma arvan, et asi ei ole debüüt mängus, vaid ma arvan, et lihtsalt luges palli trajektoori valesti. Ja ongi kõik, aga ta trennis mul selliseid asju ei tee ju. Trennis on tubli ja hea, aga juhtub selliseid asju ja koos me kaotame ja koos me võidame, nii et tuleme sellest raskest olukorrast välja. Selge see, räägi kogu mängust tervikuna. Esimene poolega, teine poolega eraldi võetuna, kuidas sa neid kommenteerid? No me domineerisime, ma arvan, et ma võin seda selgelt välja öelda, et me mõlemad pooled olid meie kontrolli all. Pärnu võitles väga südikalt, väga hästi võitles ja ega me seal lühikesega esimesel poolel lühikese sööduga sealt läbi ei lõiganud neid liine. Ja teisel poolel otsustasime, et me mängime sirgjoonelisemalt natukene kiiremini, toome palli kasti. See tõi kohe ka edu, et jällegi saame midagi siit ka õppida, et kuidas tulemust teha selliste vastaste vastu. Selge, aitäh sulle, ma luban siin meeskonna juurde ära.